Digipädevuste dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis teema ja oleme sellega siis tegelenud nii selle kompetentsikeskuse projekti raames kui ka tegelikult laiemalt. Digiefekti projekt on üks, millega me siis eelmise aasta maikuust alustasime ja tegeleme veel paar aastat. Ja oleme erinevate inimestega tegelenud. Praegu siin doktorant Külli Kallas on viimasel ajal kõige rohkem tegelenud, aga alustasime siin hoopis professor Veronika Kalmusega ning Katariina Vainonen on Hariduse Noorteametist, kes siis seal vastutab digipädevuse testi arendamise eest. Ning meie digiefekti projektist on veel Doris ja Merilis ka meil abis olnud siin erinevatel etappidel. Ja ma püüangi nüüd kokku panna tegelikult kahest erinevast uuringust, siis sellest kompetentsikeskuse ja digiefekti raames tehtud tööd ja jõuda selleni, mis meil täna olemas on ja kutsun üles siis kasutama neid võimalusi siis digipädevuste hindamiseks. Kõigepealt kaugemalt taust tõepoolest, mis üldse pädevus, mida me siin mõistame, et see on siis mingis valdkonnas tulemuslikuks tegutsemiseks vajalike teadmiste, oskuste, hoiakute kogum, mis hõlmab ka seda soovi tegutseda kindlasti, ehk seal on see hoiakuline aspekt ka sees. Ja digipädevus on defineeritud mingil viisil juba mõnda aega, 2016. aastal siis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt vaadatud ka kui üks sellistest elukestva õppe tähtsatest pädevustest. Eesti riiklikes õppekavades on ta siis üldpädevusena defineeritud 2014. aastast, nii et natukene alla 10 aasta. Hoolimata sellest, et ta on defineeritud, ei ole päris selge, mis asi see tegelikult on. Ja nii ongi, et võib öelda, et selle uurimistöö probleem on olnud see, et on teoreetiliselt digipädevuse kirjeldused olemas, aga praktikas ei ole suudetud näidata, et digipädevus on see, mis ta teoreetiliselt olemas on. Ehk siis need dimensioonid, mida me teame, võib-olla kõige rohkem olete ka kuulnud, DICCOM-raamistikust. Et digipädevuse puhul võib rääkida sellest, et meil on oskused siis probleeme lahendada digivahendite abil, et meil on turvalise käitumisega seonduvad oskused, et meil on suhtlemisega seotud andmetega seotuvad, info ja andmetega seonduvad oskused ja siis veel sisuloomega seotud oskused. Et pole tegelikult ühtegi uuringut, mis näitaks, et sellised 5 dimensiooni on päriselt eristatavad ka mingite hindamisvahendite abil. Kuigi seda sama DICCOM-raamistikku kasutatakse kogu üle Euroopa ja väljaspool ka natukene, siis ei ole neid eristatud. Ja seepärast on endiselt õhus küsimus, mis asi see digipädevus tegelikult ikkagi on, kui me räägime siis empiiriliselt eristatavatest dimensioonidest. Ja siis uuringute käigus eristatavatest. Ja nüüd siis meie püüdsime siis alustada sellest, et me püüdsime kasutada 2 andmestikku, mis juba olid olemas. Üks oli siis rahvusvahelisest noorte uuringust EU Kids Online uuringu andmetest, kus siis oligi meil Tartu või Eesti rühma juht siis Tartu Ülikoolist oli Veronika Kalmus ja siis nemad kasutasid seal internetioskuste skaalat ja Eesti andmed olid meil kasutada. Teiselt poolt siis 2019 Eestis läbiviidud riiklik katseline digipädevuse taseme töö, mille ülesanded olid siis originaalülesanded koostatud siis õpetajatest, valdavalt õpetajatest koosneva ekspertrühma poolt, tuginedes DICCOM-raamistikule ja püüdsime neid 2 andmehulka analüüsida. Selleks, et töötada välja uus, veel parem hindamisvahend siis digipädevuse erinevate dimensioonide hindamiseks. Nüüd siis uurimisküsimused, hästi lihtsalt 2 tükki. Üks, et millised on empiiriliselt eristatavad digipädevuse dimensioonid ja teine, millised on need ülesanded, millega meil on võimalik siis digipädevust hinnata kõigis nendes nimetatud dimensioonides. Väikene kokkuvõte uuringutest. Nagu ikka, alustasime kõigepealt selle koha pealt, et milliseid dimensioone siis on
eristatud varasemalt. Ja leidsime siis suure hulga nii teoreetilisi kui empiirilisi analüüse, aga leidsime, et nende erinevate tulemusteni jõudnud. Noh, see, mis enne see juba välja öeldud probleem. Ehk siis nii-öelda teoreetikud ja empiirikud, mõlemad teadlased, jõuavad erinevate tulemusteni. Siis, mis veel välja toodi, on see, et tihtipeale on hinnatud pädevusi, sealhulgas digipädevust, enesehinnangule tuginevalt. Ehk siis lastakse õpilastel või õpetajatel hinnata, et milline on ühes või teises dimensioonis minu pädevus. Ja nende puhul siis toodi välja suured valiidsuse probleemid. Ehk siis tegelikult ei, punkt 1, saada aru, mis asi see digipädevus või selle mingi konkreetne dimensioon on. Ja punkt 2, ei osata ennast selle puhul hinnata. Ja niimoodi me võimegi saada täiesti väärtulemused. Enesehinnang võib olla mööda sellest, mis tegelikult oskus näiteks ühes või teises valdkonnas on. Ja pigem oli siis tegemist ülehindamisega ja kui ei saada aru, siis tegelikult ei ole jällegi eristatavat dimensioonid, sest mõeldakse midagi üldist kõigi dimensioonide puhul. Nüüd need uuringud, mis keskendusid siis rohkem digipädevuse testimisele, mitte enesekohasele hindamisele, siis nendest uuringutest tuli tihtipeale välja see, et digipädevuse puhul me ei saagi mingit dimensiooni eristada. Et see on ühedimensiooniline konstrukt, tunnus. Aga oli siiski ka uuringuid, mis leidis, et õpilaste puhul, eriti kui me liigume vanemasse õpilaste gruppi, on teatud dimensioonid eristatavad. Näiteks eristati siis digiinfo leidmise ja töötamise ning arvuti abil suhtlemise dimensioone. Hoopis teised dimensioonid kui dimensioonid. Ja siis samamoodi nüüd on siis, mis on tegelikult olnud ka aluseks sellele internetioskuste skaalale, mida siis EU Kids Online küsitluses kasutati, siis kuigi seal on ka tegemist enesekohase hinnanguga, siis seal on eristatud operatsioonilisi ja strateegilisi dimensioone. Strateegilisi, tehnilisi, sotsiaalseid, kriitilisi, loomisega seonduvaid oskusi erinevates kohtades. Ühesõnaga, et isegi kui on dimensioone eristatud, siis mõnikord on see õnnestunud, mõnikord ei ole õnnestunud, kui on õnnestunud, on eristatud erinevaid dimensioone. Ja siis viimane selline sissejuhatav mõte meie jaoks oligi see, et otsisime ka siis, et kas keegi on siis analüüsinud nende erinevate tööde nagu kogumit ja tõepoolest leidsime ühe sellise toreda metaanalüüsi, mis siis võttis kokku 66 uuringut, kus oli siis kokku kasutatud 38 erinevat digipädevuse hindamisvahendit, et hindamisvahendid on tõesti palju tehtud, aga mis oli võib-olla selline, ma ei tea, huvitav kõrvaltulemus, see ei olnud nagu uuringu põhitulemus, aga meie jaoks oli hästi tähtis tulemus, oli see, et nende uuringute, kuigi 38 uuringut, kvaliteet on suhteliselt kehva. Ehk siis, kui digipädevust on hinnatud, siis seda ei ole tehtud kvaliteetselt kokkuvõttes. Mis seal on? Näiteks 24 testi puhul, paljude testide puhul, paljude uuringute puhul ei olnud üldse hindamisvahendi kvaliteedi hinnangut kirjeldatud mingil viisil. Kõige rohkem, mida kasutati, oli sisereaalsust. Aga teame, et sisereaalsusest üksi jääb väheks selleks, et me saaksime üldse rääkida dimensioonide eristamisest. Et selleks on vaja vähemalt faktoranalüüsi või IRT-analüüsi või mingit muud analüüsi, mis võimaldab üldse dimensioone eristada. Sisereaalsus seda ei võimaldada. Sisereaalsus näitab lihtsalt seda, et kas mingi grupp küsimusi hindab sama asja. On kooskõlas ühe grupi vastused, isegi nad ei sama asja hindama, need on matemaatiliselt omavahel kooskõlas, eks ole. Siis 11 testi puhul oli siis kasutatud mingit tunnustatud spetsiifilist kvaliteeti hindamise meetodit ja 12 testi puhul kasutati keerukuse näitajaid, aga dimensionaalsust oli hinnatud lõpuks ainult 7 testi puhul. Nii et see on ka üks selline väljakutse. Ja meie siis võtsime need 2 andmestikku, lühidalt siin ka siis, et valimi koha pealt
et EU-Kids Online valimis siis võtsime 13–15 aastased, et oleks siis selle 9. klassiga võrrelda, mis meil digitaseme töö Eestis tehti. Selles EU-Kids Online uuringus oli siis 311 õpilast, kelle andmed olid kasutatavad selle analüüsi jaoks. Ja digipädevuse tasemetööd tegid 1077 õpilast. Ja nüüd siis, mis me tegime edasi veel, nüüd see on nii-öelda teine uuringu osa, võiks öelda, et metoodika 1, metoodika 2 ka, siis nende kahe andmestiku analüüsi põhjal me leidsime, et on vaja tegelikult uus hindamisvahend välja arendada, sest need dimensioonid, mis olid teoreetiliselt nende hindamisvahendite aluseks, ei tulnud empiiriliste andmete põhjal välja. Me leidsime teised dimensioonid ja arendasime nende põhjal uue hindamisvahendi välja digipädevuse hindamiseks. Ja seda rakendasime siis digiefekti projekti pilootuuringus 184 õpilasega 4.–9. klassini. Ja tulemused siis hästi lühidalt kokkuvõtvalt, et EU-Kids Online uuringu põhjal oli võimalik faktoranalüüsile eristada 3 dimensiooni. Eesti digipädevuse tasemetöö põhjal oli võimalik eristada faktoranalüüsil 8 dimensiooni. Ma ei hakka isegi detailidesse minema, mis need 3 ja 8 olid aja kokkuhoiu mõttes ja just sellepärast, et lõpuks nüüd nii-öelda uuringu teises etapis digiefekti puhul me oleme jõudnud juba uute dimensioonide juurde, ma leian, et need on nii-öelda veel õige peale tutvustada. Aga nagu hommikul või lõuna ajal, eks ole, paneelarvutelus oli, et kiirus on meil probleem, siis Eesti Haridusteaduste ajakiri avaldub ka nii aeglaselt, et selleks ajaks, kui ta avaldub, selleks ajaks meil on juba uued tulemused ja paremad tulemused. Aga novembris saate siis lugeda, kui tahate nendest 3-8, mida me läksime. Tollel hetkel olime siis nagu jõudnud, et see oli tolle hetke teadmine. Sest tõesti see avaldamisprotsess on, eks ole, enam-vähem aasta. Ja kahe uuringu põhjal kokku kombineerides me leidsime tegelikult, et mõlemast uuringust tuli välja nagu 2, oli ülekattega, olid need dimensioonid ja kokku siis kahe uuringu peale kokku oli 9 dimensiooni võimalik eristada. Aga selle piloteerimisel siis nüüd siis edasi me jõudsime siis oma digiefekti projektis nüüd, kui me tegime küsimustiku testi, kus meil oli siis need 9 dimensiooni küsimused, siis me lõpuks jõudsime analüüsida sinna, kasutades siis faktoranalüüsi ja IFT-analüüsi, selleni, et digipädevuse kirjeldamisel hindamisel on meil võimalik eristada 3.–9. klassini isegi 10 dimensiooni. Ja nendest dimensioonidest siis ongi nii, et 3 slaidi, et 4 dimensiooni kirjeldavad meie jaoks digihoiakuid ja siin on see koht, kus vaated ongi erinevad, selles osas, et mõnikord vaadatakse hoiakuid pädevuse osana, mõnikord vaadatakse pädevus võrdub justkui oskused. Meie jaoks me tahtsime seda vaadata pädevuse osana just selle tõttu, et me näeme, et laialt levinud näiteks kas või kogu Eesti kutsesüsteemis olev pädevuste kirjeldus hõlmab oskuste kõrval ka teadmiste ja hoiakute olemasolu, nende komplektina vaatamist ja me püüame ka neid komplektina vaadata ja vaadata, kuidas hoiakutest siis oskused ja oskustest käitumine sõltuvad. Nii et me leidsimegi 3 gruppi dimensioone. Kõigepealt hoiakulised dimensioonid, siis oskustega seonduvad dimensioonid ja lõpuks siis käitumisega seonduvad dimensioonid. Ja ettevõttavalt ka esimesed sellised mudelid näitavad siis tõepoolest ka seda, et ja tõepoolest on niimoodi, et hoiakute alusel on võimalik prognoosida oskusi ja oskuste alusel käitumist. Hoiakutega seonduvad dimensioonid on siis sellised, mis siis kirjeldavad sotsiaalsed aspekte, tajutud kontrolli, käitumisega seonduvat hoiakut ja käitumise soovi. Et mis siis kõik võiks öelda, et on vaadeldavad eraldi oluliste aspektidena, kui keegi tahaks nüüd õpilaste digipädevusi arendama hakata, siis peaks vaatama kõigepealt siin sama soovitusi selle sama süsteemi järgi minu käest kasvõi, et esimene asi, et kuidas me saavutame selle, et me kõik tajume, et digivahendid teatud eesmärkide saavutamisel on olulised ja et meil on olemas ka tugi, me teame, et me
me saame kellegi juurde abi saamiseks pöörduda. Teine asi, et me saame ise otsustada, tuntud autonoomia, et meil on kontroll otsustada selle üle, et mida ma kasutan millegi õppimiseks, et millal ma kasutan digi, millal mitte digi, aga et mul on ka võimekus, eneseusk sellesse, et ma saan digiseadmete kasutamisega ilusasti hakkama. Käitumisega seonduvad hoiakud, väärtus, lihtsus ja teiselt poolt selline negatiivne hoiak, ärevus, millega me peame arvestama ja käitumise soov, et kas ma eelistan siis ühte või teist viisi, kas siis digi või mingit muud viisi, mingite eesmärkide saavutamiseks, näiteks ma ei tea, suhtlemiseks teiste inimestega või midagi muud taolist. 4 oskusi kirjeldavad dimensiooni, mis lähevad osaliselt kokku ka DICOM raamistikuga. Digimaterjalide loomise oskus, digisisu programmeerimise oskus on 2 eraldi vaadeldavat oskust, siis DICOM raamistikus nad on 1 2 peale, ei ole 2 eraldi. Me leidsime, nad on selgelt paigutuvad eraldi. Digimaailmas suhtlemise oskus ja siis digivahenditega operatsioonide tegemise oskus. Siis mõte ongi siis see, et DICOM raamistikus see operatsioonide tegemise oskus paigutub justkui kõigi nende erinevate aladimensioonide juurde ja meie analüüsi järgi tegelikult tuginedes ka sellele, mida EU Kids Online internetioskuste skaalas vaadati, on see, et me võime vaadata eraldi tehnilisi oskusi ja siis sisulisi oskusi. Ja niimoodi me vaatasime, et kui me räägime tehnilistest oskustest, siis see on eraldi sisulistest. Näiteks ühesõnaga see, et ma oskan kasutada minu pärast, ma ei tea, panna Facebooki tööle selleks, et teisega suhelda, siis see on operatsiooniline oskus. Aga see, et ma oskan Facebookis õigesti toimetada, see on siis digimaailmas suhtlemise oskus. Mul jäi täpsustamata, et see test on puhtalt ainult õppimise kontekstis digipädevuse hindamine, kitsendasime me ka niimoodi. Nii et näiteks see, et inimene oskab PowerPointi slaidi koostada, see on operatsiooniline oskus, aga et ta oskab sisukat slaidi koostada, see on sisuloome oskus meie jaoks. Ja nüüd viimane komponent olid siis digimaailmas käitumist iseloomustavad 2 dimensiooni. Üks siis enese ja teiste kaitsmine, enese ja teiste see, isegi võiks natuke laiemalt veel sõnastada, sealhulgas ka vahendite kaitsmine, et kuidas ma kaitsen andmeid, mis mul olemas on, enda identiteeti, enda arvutit, telefoni, teised sellele ligi ei pääse, aga ka oma tervist, mis ülesanded sellest, et kuidas distantsõppe tingimustes peab toimetama, et päev otsa edukalt ja tervislikult õppida digivahendeid kasutades, et mida tuleb teha 15-minutilise pausi ajal. Mõeldes siis sellele, et seal on nii vaimsed aspektid, et tuleb siis mõelda millelegi muule selleks, et vaim oleks kerge järgmisteks ülesanneteks ja teiselt poolt siis ka tervisega seotud aspektid, et peab vaatama kuskile kaugele, et silmad puhkaksid või peab vahepeal ennast venitama ja nii edasi. Muuseas, meie test ise on eksamite infosüsteemi keskuses, see ei ütlemata, aga meil on test jagatud 7 osaks ja iga osa vahepeal on ka harjutused õpilastele selleks, et nad üritaksid ennast vahepeal välja. Korra peavad venitama ja korra peavad kaugusesse vaatama ja korra peavad muule asjale mõtlema ja mingit muud taolist asja ka. Nii et oleme püüdnud siis elada selle järgi, mida me ise õigeks peame. Ja teine siis digimaailmas seaduslik toimetamine, hinnang sellele, kuivõrd seaduskuulekalt digimaailmas toimetatakse, näiteks see, et kas kui meil on seal alla 13-aastased ka, kas neil on kõigil juba siis endal Facebooki või Snapchati või mille konto oleks seda olemas või mitte. Kuidas? Instagram. Ja see oli nüüd küsimus, mis kõigepealt panime sisse, aga esimese piloteerimise käigus otsustasin lõpuks välja, et 6. klassis enam ei töötanud, sest neid õpilasi 0%, kes käitusid siis legaalselt. Ja need, et sellist küsimust meil ei ole vaja, ei saa sellega eelistada õpilasi.
ja 4. klassis ta veel töötas natukene, aga saame teistsuguste küsimustega ühesõnaga. Aga ka see, et kuidas ma jagan oma materjale, kuidas ma kasutan teiste materjale, ka sisuliselt ütleme referaadi tegemise kuni selline viitamisteni ja õigusteni, eks nagu välja. Et ka sellised ülesanded on seal sees. Ja nüüd me oleme siis välja töötanud ja juba koolidele jaganud ka, kes meil piloottuurides osalesid sellised tagasiside lehed. Leht ise on pikem, jutt ka juures, eks ole, ja tutvustus nendest samadest dimensioonidest, aga kõik koolid, kes siis osalevad, klassid, kes osalevad, saavad sellise lehe, kus meil on siis diagramm sellest, et millised on nende õpilaste keskmised siis teadmiseks hoiakutega seonduvalt siis sellised aspektides standardviga ja võrreldes siis praegu kõigi uuritute keskmisega, eks ole, kes meil selles grupis on. Grupp 1 on meil siis nii-öelda esimese kooliastme grupp või nooremate grupp, eks ole, et siis saab vaadata, et näete, et on küll siin nii-öelda meil justkui paremad sotsiaalsetes aspektides on hoiakud, aga tegelikult vaadates standardviga ei ole siis statistiliselt olulist erinevust, eks ole, käitumisega seonduvatele hoiakute puhul on natuke nii-öelda kehvem ja seal tegelikult on statistiliselt oluline erinevus, et standardvigade maksimum ja miinimum ei kattu kahel grupil. Ja siin pildist näeb ka, eks ole, et võib-olla see kõige suurem selline nii-öelda tagasilöök või mis tagasi hoiab on see, et lihtsalt ei taheta millegi pärast. See käitumise soov on see, et tegelikult saavad küll otsustada ja nii edasi, aga see ja oskuste koha pealt sama pilt, eks ole, siin näiteks siis siin on võib-olla erinevused juba nagu suuremad, kus on nagu see konkreetne kool, see on üks konkreetne kool, mille me oleme nimetanud X-kooliks, aga näha, et kõigi dimensioonide osas tegelikult on selles koolis tulemused teistsugused kui Eestis keskmiselt. Ja et see võiks anda nagu nüüd õpetajale siis nagu mingit juhist, abi, et saada aru, et millega peaks nagu tegelema, kombineerides seda sellega, et mis on meie eesmärk. Võib-olla programmeerimise osas on kõigil suht nagu kehva see seis, eks ole, esimeses kooliastmes. Et siis edasi, et võib-olla millele kõige rohkem tähelepanu nagu pöörata ja teine, mis on tegelikult on see huvitav, et kas operatsioonide tegemise oskus meie Eesti järgi ei ole üldse nii heas seisus, kui võiks arvata. Ja kõige parem on olukord tõesti suhtlemisega ja saavad materjalide loomisel sisuliselt hakkama, aga tehniliselt kohati jäävad jänni. Nii kokkuvõttes mitmedimensiooniline meie hinnangul 10 dimensiooni, meil on test. Test on samas veel edasi arendusprotsessis, me septembris jätkame oma piloot 2-ga nüüd siis, uus test on meil suvel valmis saanud ja kui keegi tahab, vabatahtlikud koolid on teretulnud septembris meiega koos katsetama, et kui keegi tahab hinnata 3.–9. klassi, aga soovib ilmselt ka 10. klassile õpilaste digipädevust, siis septembris oleme valmis seda tegema. Aega võtab sõltuvalt õpilaste vanusest 45–60 minutit, võib arvestada ja saab tehtud. Aitäh!